Tere tulemast siis kooliprii poolt Elle Mahuri loo Kampsuni esitlusele. Ellega räägib täna Inara Luigas. Raamat on teie ees, autorid on teie ees ja ka küsimused on teretulnud. Mina liigutan siis mikrofoni, kes midagi tahab vahele küsida, siis ta kohe teha või pärast teha või autogrammi küsida. Palun, lava on teie. Ma annan sina kohe Inarale, Inara valmistus ette küsimused, teksti ja ma siis püüan nendele vastata, aga vastan teie küsimustele ka. Tere kõigile! Muidugi mul on väga hea meel, kui te olete kõik täpä Setomaale tulnud ja ma oma keeles siis olete teile seletanud ja kõnelnud ja süda paknud ja siis on mul väga mugava. Ma pean täpä eesti keele peale nagu ennast ümbre kohendama, aga ma arvan, et saame hakkama. Sa Eve mõistad seto keelt? Väga hästi. Istu, sa oled täpä üks autor. Ma või saista, sa täpä istu. Et kuningatel on alati privileeg tuu, et ta see saisva kuninganna istus. Muidugi tämbast raamatu esitlust võisigi alustada niiviisi, et tere Eve, kui vana sa oled ja kust sa tuled. Ole rahulik. Ma ei küsi su käest niiviisi. Ma hakkan tuust pihta, et tämbast, ma läheks eesti keele peale üle, jah. Ma hakkan sellest pihta, et tänast raamatu esitlust on natukene keeruline mul teha, sest me oleme tegelikult Evega väga erinevad inimesed ja ma ütlen ausalt, et me isegi ei kasuta ühtemoodi sõnu, terminoloogiat. Ma täitsa kirjutasin välja, mida tema siin raamatust kirjutab, et näiteks kontseptuaalne lähenemine, monokroomne, minimalism, kompositsioon, kollaaž. Mina Setomaal kunagi selliseid sõnu ei kasuta. Me hakkame tegema sõira, teeme vatsku, keedame pliine või teeme pliine, käime tšassona, kaegu suure oarme omava, täiesti erinevad inimesed. Aga kui 2 aastat tagasi oli Setomaal selline kuulutus, et Eve Mahhov tuleb annab meile sellise tunni, kus me hakkame kampsikut tegema. Siis mul kuskilt mingi tõuge anti, et ma pean sinna kursusele minema või sellisele tunnile. Ja me ei olnud üldse tuttavad ja läksin. See oli meie esimene kokkupuude Evega ja sealt läks kõik nii nagu läks. Eve, aga ma küsin sinu käest esimese küsimuse niiviisi, et ma tegin lahti Wikipeedia ja otsisin, et mida tähendab sõna kampsik. Wikipeedia ütleb niiviisi, kampsun on lõngast silmus koes kootud või heegeldatud üle pea, selga tõmmata või eest kinnitada pikkade varrukatega riietusese. Kampsun võib olla ümara, veekaeluse või kõrge kaelusega. Võivad olla taskud, üle pea selga käivad kõrge kraega kampsunid, nimetatakse sviitriks. Kraeta kampsunid nimetatakse, kuidas? Pullover. Õige, pullover. Eest nööbitav ühe kampsun on? Kardigan. Õige. Täitsa asjaliku inimesi siin kokku tulnud. Eve, aga sa tõid Eesti leksikoni siis uue sõna, kampsik. Hakkame siis sellest pihta. Kuidas sündis see sõna ja kuidas see sõna hakkas elama selles kogu teoses, mida sa võid? Tegelikult mõtles selle sõna või pakkus välja Kätli Saarkoht pärit rahvakunsti käsitööliidust, kus mul toimus esimene kursus ja me otsisime nimetust sellele kursusele, nii et ma ei saa seda au endale võtta, võib-olla sellel on mingid muu juured, seda peab Kätli käest küsima. Kätli ja käsitööliidul oli see julgus tundmatu, ütleme sellise Pane lähemale mikrofon. Pane lähemale. Et neil oli julgust proovida katsetada, kas ma saan sellega hakkama. Visata mind vette ja seal ma siis aerutasin.
ja ma mäletan, viimane kord, kui ma Kätliga rääkisin sellel teemast, ühe naeruga meenutas, kuidas need vahvad, tugevad käsitöötegijad, naised vaatasid ümmarguste silmadega, kui ma ütlesin, aga nüüd hakkate ise mustreid joonistama. Sest meil ei olnud naised harjunud sellega, et mustreid mõtled ise välja. See oli kunstnike teema, aga Eesti naine on oma loomult kunstnik. Ja tuleb avada see uks, minu meelest on ilmne näide Inara Kampsun, mis on väga populaarne. Seda on mitmed korrad küsitud, et kas sa selle ikka ise tegid ja kuidas sa tegid, tahad sa sellest rääkida? Kõik järjekorras. Tahad sa veel midagi selle Kampsiku kohta öelda? See Kampsiku nimi hakkas väga kohe elama mu meelest, see sõna. Ja ta oli lühifeolöör, see ongi oluline. Ja mind väga huvitas, kuidas inglise keelde telgitakse sõna Kampsik. See on ingliskeelne väike infolekt, kes ma huviga vaatasin, et kuidas nad seda tõlgivad. Kuidas te tõlgisite, Ülle? Mina ei tea, mis sõnad inglise keeles sai. Aga me võime pärast tulemusena. Aga sa võid vaadata? Newsreader, eks ju. Aga see vist ütleb enam-vähem ära. Kui nüüd rääkida Kampsikust, teades natukene sinu elulugu, sinu tööd tegemisi, siis ma tean, et sa oled õppinud kunagi mantli tegijaks ehk rätsepaks. Nii et sul olid olemas mingisugused sellised eeldused, et elus, kui sa jõudsid mingi etapini, siis sa võtsid nõelaniidi, hakkasid tegema. Aga sind elus mõjutas veel miski asi, et sa selleni jõudsid, et sa ühel päeval tundsid seda, et sa pead midagi tegema, et sa pead hakkama tegema seda just Kampsikut. Ja sa ise siin raamatus ütled ka, et alguses oli Kampsik emale, siis abikaasale sõpradele ja kui sa tegid rebasega vesti korvmeister Margusele, siis läks lahti tõeline, võibki öelda, Kampsiku hullus. Kuidas see käis? Viive noor illustratsiooni õpetaja istub siin nurga peal. Viive, sa nüüd saad midagi teadmist, ma ütlen. Nii, ma näitan kõikidel Viivet. Sa võid hästi seista. Nii, aitäh, Viive. Ma pean tunnistama, et ma ei olnud väga edukas illustratsioonis. Ja ma vaidlen vastu. No ju ma enda meelest ei olnud piisavalt edukas ja kui ma ühele trenaarile ei närinud ennast läbi, siis ma otsustasin, et teen midagi muud, mida ma oskan paremini. Ja ma proovisin ühendada illustratsiooni ja tekstiili ja kuna mul on sellel hetkel ka rätsepa naiste ja laste ülerõivaste rätsepa haridus, juurdeliiklusharidus ja tahtmine midagi teha, midagi taaskasutatavat ja peenvillane vanutatud materjal oli selleks sobilik, siis ma ühendasin need oskused. Selle, ütleme, aplikatsioon, pikand pluss õmblemine. No, näha on, et ma olen oluliselt edukaks selles liinis, eks ju. Et illustratsioon on tegelikult, ja üks põhjus oli veel, illustreerimine on väga raske töö selles mõttes, et sa istud hommikul kell 8 laua taha ja tõused õhtul kell 5 püsti. Minu loomusel on see vastuvõetamatu. Ma pean saama joonistada nurgast nurka või joonistada joosta. Teiseks me abikaasaga väga elame kahes kohas, nii Tallinnas kui Otepääl ja autos joonistada ei saa. Autos saan ma tihtida. Ma saan need vahendid keerutada kokku ja panna kotti, aga illustratsioonivahenditega niimoodi ei tee. Oled nõus, Tiive? Absoluutselt, eks. Et see oli põhjus, miks ma loobusin illustratsioonist ja läksin edasi tekstiili peale. No ja miks ma nagu kõik tahan käsitsi teha, kui vähegi võimalik, täpselt sama lugu, tassida masinaid edasi-tagasi või teiseks olla võimalikult sõltumatu. Et kui tuleb tahtmine, see on kohe teha. Et
vastas sinu küsimusele. jah. Ma küsin nüüd edasi, et sa rääkisid nüüd ilusat sellest kunstilist juttu, aga kogu selle teema ma võtaks kokku ikkagi veel niiviisi, et sa ei rääkinud ikka põhilist. Et sa raamatus kirjeldad sellist asja nagu, et sul käis ikkagi see krõks korraks läbi ja sa tulid mitte ainult tekstiili juurde, vaid selle tekstiili juurde juba, mida keegi on kunagi kasutanud või tekstiil, mis oli juba ära kantud või tekstiil, mis oli kuhugi nurka visatud, hoidel ära söödud, et sa leidsid veel mingi uue tee tekstiilini. Minu arust see on, kus ma ütlen, et aeg läheb, mood muutub ja siis ühe korraga sa jõudsid selleni, et sa võtad kõik selle, mis on juba kasutatud ja teed ta uuesti nagu kunstiks. Sa võtad seda lõiku, kus ma kirjeldan, kuidas mu tütar Anne võtab masinast välja oma ma näitan teile tütart. Kampsuni, mis on muutunud nukukampsuniks, mis ei ole teile ka kindlasti võõras kogemus, eks. Ja ma nägin seda tohutut kurbust ja ma ise ka olen seda läbi elanud ja et vale režiimid on kogemata midagi nässu keeranud. Ja see, et ta mitte kaotada, mitte ära visata seda head materjali, jah, see oli üks põhjuseks. Tead, ma ei ole seda raamatut uuesti läbi lugenud, ma enam täpselt ei mäleta. Ära muretse, ma ütlen sulle ette. Ma ütlen sulle kõik ette, sul on siin väga hästi ära räägitud, et sel hetkel, kui tütar kurvalt pesumasinast pildiks muutunud tšempri välja sikutas, värgatas sul mõte. See materjal on kõigest hoolimata veel kasutatav. Kui sinna lisada hea lõige, omanäoline vaba tikand või aplikatsioon ja siis läks. Ja sa lõpetad selle lõigu sellega, et sa ütled, et normaliseerige uus kasutus. Vaat, ma olen sündinud Otepääl. Keset linna oli haigemaja, kus ma sündisin, nii et ma tõepoolest olen seal sündinud. Ja teate, Otepäälased sünnivad suusad jalas. Ja teine asi, mis on meie rahva riia? Adidress, eks ju? Niimoodi. Ja et meie iga otepäällase unistus, noore otepäällase unistus oli omandada Adidas dressi. Adidress on siis see 3 joont külje pealt. See oli tõeline tipp. Ja tead, ma tulin Tallinnasse ka, mitte Adidressiga. Minul ei olnud nagu võimalust sellist asja omal hankida, aga ma tulin ka dressidega. Aga teine asi oli see, et see Otepääl ikkagi küllaltki jõukas koht, nii et parandatud riided ei olnud hea mõte. Ja see näitas sinu vaesust, sinu mitte populaarsust. Ja seda all ma mõtlengi, see uus kasutus, et seda normaliseerida, et see on normaalne asi, et sa parandad asju, sa teed neid ümber. Minu vanaema tegi ümber. Minu lapsepõlv on möödunud suures ümbertegemises. Et võib-olla see on mingi lapsepõlve trauma ka, et ma maksan kätte. Sa maksad kätte selle, et sa olid vaene ja sa parandasid. No täna tuleb välja siit ikkagi väga huvitavad asju, siis me tegelikult oleme kõik kättemaksu himulised, sest me oleme kõik üheealised ja usud või mitte eve. Aga minu lapsepõlv möödus ka ikka täitsa sellises olukorras, kus ema muudkui parandas, nõelus, pani sinna lappe peale, keeras mantli teise poole, sest teine pool oli küll kulumata, tegi meile uuesti mantli, käisime nendega. Et selles mõttes, kus ma ütlen, et elame oma elu ära, ostame asju, mõtleme, et me oleme moodsad. Neid, ma ei tea, kas sa kannad veel neid 3 triibuga dresse? Mul ei ole neid olnud. Ei olegi olnud, issakene. Sa oled siis päris vaene. Sa oled ikka see dresse, aga muidugi sul on luksuskaup, sul on käsitööd nii palju. Oota, mis ma tahtsin ütelda, et ühesõnaga, et me oleme nagu selle juurde tagasi tulnud, et kuidas sa arvad, et kas maailm võikski tasapisi tulla selle juurde tagasi,
me oleme sellest kõigest küllastunud, meil on kõiki nii palju, me ei oska valida, meil on kõike, aga see, et me tuleme tagasi, me parandame, paikame, me hoiame. Ja sa räägid ka sellest elufilosoofiast ja kogu õpetamise filosoofiast, et see peaks olema meis kõigis olemas, et me ei kiirustaks ostma, et me ei ostaks palju, et me ostaks ühe asja, me kannaks seda, kui ta kulub, siis me parandame, kui ta jääb meil seisma, siis me pärandame. On nii? Jaa, ma ei püsi ühe koha peal. Ma tahan öelda, et kui me kirjutasime seda raamatut, siis Ester, kus sa oled? Ester, ma kohe tutvustan teile Esterit. Nii, Ester on seal. Ester, sa võid korraks püsti seista. Ester on nüüd üks modellidest, raamatut uuritest te tunnete ära ja ta on mu absoluutne lemmik, ta on mu kõige noorem. Ja tema luges ka selle esimese moketi läbi ja ta parandas mind mitmes kohas, mida ma ei osanud vaadata. Ütles, et võib-olla ma natuke eksin, aga enam-vähem see, et see 40-aastaste kuni 40-aastaste põlvkond, nendel on vahele jäänud see etapp, et kangast, kuidas tekib kangast teise, kui palju vaeva seal vahepeal on. Sest sellel ajal tuli, ütleme see Hiina kaup, Türgi kaup, tuli riideid, tuli igalt poolt, tuli taaskasutatuna, tuli uuena Poolast ja selle riietuse väärtus või riide väärtus muutus. Kui meie oma lapsepõlve mäletame, väga paljud teist mäletavad oma lapsepõlve, siis me kandsime piduriideid peoajal ja me kandsime nii palju kui võimalik, tehti pikemaks, tehti ümber. Et see riide väärtus on oluliselt vähenenud ja ma mitte ei karda, vaid ma loodan, et tuleb aeg, kus riide väärtus jälle muutub nii kalliks, et me ei saada teda prügimäele ja me hindame teda. See paratamatult see etapp läbi on, see on ainult kepp. Me jõuame tagasi nende vanade asjade juurde, me peame jälle oskama midagi teha, et me jääksime ellu siin. Ma kahtlustan, et see aeg tuleb. Meie võib-olla ei näe seda, meie lapsed ja lapselapsed näevad seda. Kui me hoiame need oskused alles, nad mäletavad, et vanaema õpetas nendele, kuidas parandada, või siis nagu Meelis Kihulane on ka üks modell siin, õpetab arhailist puutööd jätkuvalt. Ja tema juurde, nagu Jaanika, kus ma eksin, kui ta ütles, et tema juurde tulevad IT-taustaga inimesed õppima. See on väga-väga suur läbimurre. Tähendab, et need inimesed hoolimata sellest, need suurepäraselt oskavad arvutit ja teenivad sellega elatud. Neil on midagi puudu, mis neid tasakaalustaks ja annaks neile midagi juurde. See aeg tuleb tagasi. Ma olen tänulik, et te oskate ja annate edasi neid oskusi. Isegi kui need on väga lihtsad ja primitiivsed. Kui ma seda raamatut vaatasin, me käisime Liina ja Jaanikaga, käisime me Kamsiku klubi, Liina ja Jaanika, ütlevad siin ees, käisime sõba ja arhailise pikandi kursusel. Ja siis ütleb juhendaja, ja siis te teete seda tikkpistena. Kui palju teist teavad, mis piste see on? Tikkpiste, nii käed üles, kes teeb tikkpistet kodus? Enam ei tee. Enam ei tee, aga tegite. No ütleme 0,5% või 0,2% teeb tikkpistet, Ere. Teised teevad ristpistet. Kes ristpistet teevad kodus? Juba rohkem. Enam ei tee. Enam ei tee. Ühesõnaga, pisted on nii käite nimedega, isegi kui sa seda tead, sa ei tea, et see on tikkpistet, siis ma võiksin veel lahku vaatasin, olemas pisted, seda tänu Jaanikale. Nii, ma näitan teile Jaanikat, kes on Jaanika, palun. Tänu Jaanikale on raamatus siis ühesõnaga kõik pisted kirjeldatud. Modell, kes või ütleme staar, kes need tikkis, on Riina. Nii, näitan teile Riinat. Filmis Helen Unt, kes on
superklass, aga ta kahjuks annab kuskil tundi praegu, et ta ei saanud seda pinda. Ja ma tean, et Riina mõnda pistet tegi vähemalt 4 korda ümber ja ei ole kerge teile ilmustaaridel. Et ma olen tänulik, et te olete järjepidevalt, kuigi mina, kui ma 4. korda joonistasin mingit pistet, ma mõtlesin, aitab, jätame selle välja. Ma enam ei saa, ma enam ei taha. Joonistada on oluliselt keerulisem kui teha reaalselt. Tead, Eve, ma olen sinuga täitsa nõus, et joonistada on palju keerulisem, et kui mina hakkasin seda kampsunit tegema, siis mul oli sulle mõnestki joonist, ma hakkasin tegema ja siis algas Tallinnas oli see Pimedate ööde festival. Ja siis ma mõtlesin, kuidas ma seda hundi hakkan tegema, aga siis ma sain aru, et sel Pimedate ööde festivalil see hundi, see struktuur oli selline nurgeline ja ma mõtlesin, et ma lähen seda PÖFFi rajal jooksen edasi ja kuidagi läks iseenesest. Ja kui mind panna näiteks paberi peale praegu midagi tegema, siis ma ei ole üldse andekas tegelikult. Ma ei ole üldse joonistamises andekas ja ma ei ole üldse tikkimises andekas. Mul oli 2 põhipistet, traagelpiste ja ristpiste. Ja uskuge, kui te lähete koju ja hakkate loovkampsikut tegema, siis piisab sellest, uskuge mind, kui on traagelpiste ja ristpiste, saate kampsuni valmis. Aga muidugi need joonised ja ma võtsin isegi lahti mobiiltelefoniga selle koodiga ja sain aru, millised pisted need on, et see raamat ei ole mitte ainult see raamat, et ilus ja ilusad pildid, see on ka väga-väga õpetlik raamat. Oma jutuga ma tahan nüüd Eve sinnamaale jõuda, et me oleme sinuga vestelnud, et kogu selle kampsikute loos ja üleüldse mulle meeldis, kui sa tulid sinna koolitusele ja ütlesid niisugune, hakake tegema. Te usute või mitte, mul algul nagu käed värisesid, et mõtlegi ainult traagelpiste ja ristpiste ja selline õpetaja ütleb, et hakake tegema. Väristasin ära, tegin. Eve ütleb selle koolituse lõppes täitsa hästi. Läksin koju, mul kasvasid tiivad. Ma olin nagu ütleme, et ikka nagu 5 mees. Tulen kooli juurde tagasi, et koolis õpetatakse pisteid. Pisted, korrektsus, hinded ja nii edasi. Sina oma raamatus ütled, piire pole, eksimisvõimalust ei ole, hakake tegema. Räägi sellest filosoofiast. See, mis tegelikult sa annad nagu inimestele, see mitte ainult ei pane tegema, sõna otses mõttes, see vabastab teatud pingetest, et me hakkame kõik tegema. Siin on väga korrektseid kampsuneid, Jaanika sealt taga punase peapaelaga. Ma tema kampsikut nägin, siis ma mõtlesin, issand, kui korrektne töö. Suurepärane, näita tagantpoolt ka seda kampsikut. No vot. Ja tema lapselaps seal kõrval, kellele ta tegi kampsiku. Tule siia poole, siis teised näevad. Näed, vanaema tüüpi. Ja siis tuli oma kampsuniga, kui ma tulin Tallinnasse, Ester. See, kelle kohta Eve ütles, et ta on mu lemmik. Ja siis ma vaatasin Esterit ja mõtlesin, et issand, kui andekad on inimesed. Et sõna otseses mõttes, et kõik, mis on sobima pandud tema arust, on väga hästi kõik tehtud. Eve, räägi nüüd sellest filosoofiast, et kas me ei peaks nagu kogu selle mõttega minema ka kooli, et taaskasutus, uuskasutus, kasutage, kandke, parandage, et ärge olge korrektsed, looge. Räägi nagu natukene sellest ka, mida sina koolis õpetaksid meie lastele natukene teisiti? Mul tuleb 10. novembril õpetajate grupp ja ma olen siin mõne teise õpetajaga kohtunud, siis ma küsin, mida te ootate minult, et te oskate ju kõike. Nad ütlevad, ta ütles mulle, kes organiseeris, ütles, et ta ootab ideid, mida pakkuda õpilastele, kuidas panna neid seda käsitööd või käelist osa tegema. Et see järjest nagu see level on järjest madalam. Et minust ei ole õpetajate õpetajad, sest ma ei ole traditsiooniline. Et ma
ma mäletan oma lapsepõlvest ja koolipõlvest, kui oma vanaema oli rätsep ja ta suurma osa ajast mind kasvatas, ema oli tööl kogu aeg, nagu ikka vene ajal käis, siis ma oskasin juba kooli minnes masinaga õmmeta, mis tähendas siis jalgade ja pea ja käte koordinatsiooni ja need jalaga õmblusmasinad singeri. Või siis oli elektrimasin pedaaliga, et ma oskasin nõela taha niiti panna ja ma olen ikkagi lapsest saadik teinud seda, siis oli meil väga targad tüdrukud käsida tunnis, kelle jaoks see oli ületamatult raske. Ja milleni see viis, see tänitamine ja kurjustamine ja sundimine, kui lapsel ei ole soovid selle peale, siis selleni, et ta lihtsalt läks ja lasi rätsepal üle tänava, lasi rätsepal selle töö ära teha. Või siis sai iga kord praktiliselt tänitada ja sõimata. Ma ei usu, et see viib eriti kaugele. Või et sellel on mõtet, et teha vastikuks, viia vastikuks see asi. Ma olen aastaid õppinud kalligraafiat Anu Kurre juures. Ja Anu Kurre üks edukuse märk on see, kuidas õpilased ikka ja jälle tema juurde lähevad tagasi õppima tema tundidesse, on see, et ta on positiivne pedagoogika. Et ta ei õnnestu iga kord. Sa otsid sellest tööst selle osa, mis on õnnestunud ja kust võiks minna edasi. Ja sa annad lapsele juba täiskasvanule selle edu elamuse, et ta hüüab ja liigub edasi, mitte ei põe sellepärast, mis ta viltu läks. Kõigil ei ole antud käelist oskust, aga neil on teised oskused ja nad ei ole sellepärast halvemad. Et minu 2 põhioskust oli koolis käsitöö, kunst ja agrobaatika, eks. Ja ülejäänud oli katastroof. Mul on muide kirjandusõpetaja sama Oti Urmasega, aga sama kirjandusõpetaja. See oli katastroof, eks. Sest see õpetaja tõi oma isikliku elu tundi ja kui ta ei olnud võimeline tundi andma, mida sealt siis saab tulla. Aga mu päästis ikkagi tohutu lugemine, nii et ma olen ennast väga palju ise õppinud. Aga kunsti ja käside õpetaja oli jälle suurepärane. Tiiu Maasik, ma ei tea, kus keegi teist teda teab, aga ta on legendaarne käsitöö kunstiõpetaja, omal ajal metoodik. Ja kuna ma käisin käsitöö klassis, siis seda kutsuti tuutide kooliks. 3 aastat saanud südendatud tikkimist, mis tahes moel, õmblemist, kuna vene ajal oli 2 poolt, oli siis käsitöö, autoõpetus ja siis mingi ajalugu või mingi sarnane. Ja meid pidid tulema siis tööstuses õmblejad, aga Tiiu Maasik pani meid tegema süvendatud tikkimist ja käsitööd. Kudumine on nõrk koht, kududa ma eriti ei oska. Aga see andis mulle hästi tugeva baasi ja Rätsepa koolis oli mul suhteliselt lihtne. Et ma ütlen, et kõik ei pea seda oskama. Kui laps tunneb rõõmu, inimene tunneb rõõmu. Kõige tähtsam. Kas sa tahad öelda seda, et sinu kogu selle asja filosoofia ongi see, et igast asjast, igast nõelapistest peab lihtsalt tundma rõõmu? Ma lihtsalt laiendan veel seda teemat nii palju, et sinu raamatus on toodud selline väike näide, et keegi ilmselt siis Lõuna-Eestis mingi seltskond ütles sulle, kui sa mingid kampsükod näitasid, et see on nagu juudi jõulupuu. Et ühesõnaga, et kõike natukene ja siis ma kirjutasin sellise keerulise nimetuse välja, et siit hakkab sinu selline üks mõttetera, et kontseptuaalne lähenemine, materjal määrab tulemusi ja nii edasi, nii edasi. Ma lihtsalt räägin veel selle loo ära, et kui mina hakkasin kampsikut tegema, siis mina mõtlesin täpselt sama, et see sobitumine, et kuidas ma sobitan värvid, millised lõngad või kuidas, et kus ma saan hakkama. Aga Eve ütles, sa räägid jälle niiviisi, et tee, et eksimust ei ole, et see on nagu inimese seestpoolt tulenev väljund, millega sa hakkama saad, kõik need niidid, lapid ja nii edasi. Jaanika pidi
Jaanika rääkis ükskord mulle niiviisi, et tema läheb poodi, paneb silmad kinni ja siis võtab lõngu niiviisi. Sinine, punane. Ja siis ma mõtlesin, et issand jumal, milline huvitav lähenemine. Et siit jälle, Eve, ma tulen sinu jutu juurde tagasi, et ei ole nagu eksimust, et just laste eas juba tee sobita. Et noh, kõik värvid, kõik lipid, lapid, kõik sobib. Nii või? Jaanika, väga huvitav näide. Jaanika, sa tahad ise rääkida, kuidas ei saa? Tule. Jaanika ei ole käinud. Aga tegelikult, näed, ma võin ka mikrofoniga sinna minna. Jaanika ei ole käinud ühegi mu kursusel. Tere, Jaanika. Ta on täiesti Küsi ta käest midagi. Kuidas sa panid kokku oma esimese töö detaili? Silmad kinni. Täpselt. Sõna otseses mõttes silmad kinni. Sellepärast, et ma olen vist seda tüüpi, kes üritab panna hästi harmoonilisi värve ja et oleksid mustrid ilusti ja kõik oleks toonis ja sirged jooned ja mingisugust lainetamist ja mingisugust kilakola. Et ma lihtsalt pidigi lähenema niimoodi, et ma panengi silmad kinni ja laungi asjad põrandale, kui hakkan tikkima, siis panen silmad kinni, keeran endale kuhjalõngasid ette ja võtan sealt suvaliselt. Ja siis panengi selle, mis näppu jääb, mitte ei hakka valima, et issand, et tegelikult ma neid toone kunagi kokku ei paneks. Sellepärast ongi minu manter ongi selline, nagu ta on, täielik hullumaja puhvet. Jumala illas puhvet. Kõiki värve ja lapselapsele ka veel näite selja tagant ka. No näed sa. Vaata, see on rohkem toonis. Ja, see hakkab juba nagu toonis minema. Nii, Jeve, kas sa oled tema vastusega rahul? Väga hea vastus. Ja Jaanika on väga süsteemse mõtlemisega, väga täpne, korrektne. Ja tegelikult valmistas talle suurt vaeva olla nagu selline hoolimatu või hooletu oma esimese kokkupanekul, et see oli tema jaoks täiesti ennekuulmatu lähenemine. Aga mõnikord on see täitsa tore. Tegelikult ma saan aru inimestest, kui nad on kursus ja kui nad hakkavad mingit tööd tegema, siis ma vaatan kõik aega, ütlen, sa oled raamatupidaja, jah? Mitte raamatupidaja alati, vaid inimene, kes töötab, kui on süsteem, hästi range süsteem, et see paistab välja töödes. Et selle ma enam-vähem saan aru. Siis ma saan aru, kui inimene on õpetaja. Meil oli juttu õpetajast, sellepärast, et küsisin kodus oma abikaasa käest, kas ma võin ka sarkastiline. Tähendab, ei, see ei ole midagi halba. Kuna ma tajun, mul on päris tugev kuulmislangus, praegu ka. Ja siis ma pean väga palju informatsiooni saama inimesest endast. Ma vaatan teda ja skännin päris korralikult, et aru saada, tajuda teda. Ja siis mõnikord õpetaja on mõnikord inimene on nii mures iseendaga, et ta ei võta nagu tunnist osa, siis ma saan aru, et tegemist on nagu testimisega. Et ma küsin igaks juhuks, et oled sa õpetaja, et sa ei pea kõike oskama. Minu tunnist sa saab ja osata kõike, ära muretse selle pärast. Et kui me räägime õpetajatest, et õpetajate koormus on meeletult suur, et mina suudaks olla õpetaja. Ma olen, või nagu me Jaanikaga, me käime Jaanikaga ja teise Jaanikaga ja Riinaga, on minu tandem, me käime koolituse, ma üksi ei vea välja enam. Et siis me ütleme, et me oleme kogemusnõustajad tegelikult. Annab teile enda kogemus edasi. Aga mis puutub siis sõnasse kontseptuaal, et siis ma nägin oma kolmandat tütart koeraga. Nii, kolmas tütar on täitsa olemas siin. Vaata, see on sinu üks tütar ja kus see teine tütar on? Tuleb. Nii. Ja koer, kellel on ka vest seljas. Aga teda pole raamatus veel. Raamatus ei saanud. Küsida oma tütre käest, et mida tähendab sõna kontseptuaalne. Eva. Oota, ma lähen. Ideeline võib-olla on kõige lihtsam vastus sellele, et kontseptuaalne
on see, et sa alustad oma töö tegemist ideest või visioonist, selle asemel, et alustada siis nagu kindlast lõpp-punktist või ka kindlast materjalist. Et ka valmis olev kampsun võib, nagu et puhastatud kampsun võib samamoodi olla kontseptuaalne kui käsitsetud kampsun. Jah. Aitäh. Ma küsisin sellepärast Eevale, et Eeva on lõpetanud Riikveldi Akadeemia Hollandis ja kui ma käisin tema lõpu näitust vaatamas, siis mind üllatas või väga palju mõjutas see, kuidas sündinud modell. Kuidas need noored olid teinud oma lõputöid ja see oligi kontseptuaalne lähenemine. Et lähtudes sellest, missugused nad materjali said ja nad ei tarvitsenud kõike osata, nad küsisid oma meistrite käest, et see oli teistsugune lähenemine kui EKAs, kus me õppisime, meil oli igas semestris kindel aine, mida me õppisime ja tegime oma töö sellest, kui seal oli nagu miks rohkem. Ja, et see lähenemine oli hoopis teistsugune, et see laps või noor inimene pidi oskama küsida, pidi välja mõtlema, mida ta saavutada tahab. Minu meelest see sunnib rohkem õppima. Ja kui küsida, et mida võiks sisse tuua õppimisse, ma ei ole kursis väga, kuidas üldse koolis õppimine käib, käsid õppimine, aga ma pakuksin välja sellise lahenduse, et anda nendele lähteülesande ja otsida, nad peaksid ise otsima võimalused, kuidas nad seda teostavad. Et neil on materjalid, neil on ülesanne, kuhu nad jõudma peavad, kas nad siis teevad selle, liimivad kokku, õmblevad või sulatavad, see on juba nende otsus ja see on aktsepteeritav. See on nende teekond. Ja miks ma pean väga oluliseks seda käelist osa üldse, eks võtame vanemaealistel, see treenib meie aju, treenib jätkuvalt meie oskust, võimet, käsi ja aju koos töötada, et hoiab meid erksana kauem. Aga noorte osas, kui mulle oleks lapsena, koolinoorena ütelnud keegi, et milleks on mul vaja füüsikat, keemiat, et ma ei taha seda ju nagunii lähen õppima mingiks tekstiili või siis nad oleks võinud mulle öelda, et vaata, see on selleks, et sinu ajus seal võsas ja rägastikus oleks see teekond olemas, et sa oskad analüüsida, et su aju on plastilisem ja paindlikum. Ma olen meditsiiniharidusega, ma olen 2 korda meditsiinikooli lõpetanud, sest ma pidin loobuma rätsepatööst väga tugeva allergiaga. Ja ma ütlen ausalt, et kui ma töötasin väga lühikest aega õena, aga kui ma ei oleks seda haridust saanud, mul oleks palju raskem oma lapsi kasvatada olnud. See andis mulle iga õpitud asi annab jälle mingid oskused ja teadmised ja hakkama saamise elus. Ma usun, et ma ei tea, äkki juba tunda on möödas, jah? Tegelikult mina nagu alles alustasin. Mul on siin 5 lehte veel küsimusi. Aga siis te peate uuesti. Kuule, aga 25. on meil Setumaal raamatuesitlus. Tulge kõik Setumaale. Jätkame Setumaal. Aga ma olen Evele muidugi väga tänulik, kui sul 3 tütart on juba siin. Kas sa tahaks veel, 2 on siin. Et kas sa tahaksid oma perest veel midagi rääkida? Et minu arust on väga tähtis ka kogu selle protsessi juures, et kui sul on toetav pere. Aga enne kui sa pere juurde veel lähed, siis ma tahtsin öelda, et minu kokkupuude Evega, kui ta selle mul nagu loengu ära pidas seal 2-3 aastat tagasi. Teate, ma tulin koju, minu arust see põhifilosoofika käis, et ära osta nii palju, kasuta lõpuni, ma tulin koju, ma vaatasin oma riidekappi, et ma ehmusin ära. Ma mõtlesin, et issand, mis ma sellele maailmale olen teinud, et kui palju kleitimusi on, kui palju pluusesid on, mida ma ei kanna. Ja nüüd ma olen ka jõudnud selleni, et mul üks kamps on ja selle kampsiga ma kogu aeg käin. Aga räägi veel natukene oma perest. Jaa, minu laps elas Mimi. Ilus. Tütar Eeva, tütar
Anle, abikaasa Ivo, nii. Siis on Anleni elukaaslane Andres. Tütar on veel, aga tema on Tartus. Teda võib-olla näed sa Mikitamäe. Tore. Mõte, et meil on nagu laiendatud, et siia-sinna. Ja ega mul muud ei olegi. Ja nad toetasid absoluutselt, elasid kaasa. Ja igakülgselt toetasid minu ulle ideesid. Ja nii, hakkame siis otsi kokku tõmbama, et mida veel Eve juures ma nagu õppust võtsin see, et tegelikult on sellest tekstiili juures ja söögi tegemise juures on palju selliseid sarnaseid jooni. Et Eve ütleb kogu aeg, et kasuta nagu lõpuni, tee aplikatsioone teatud asjadest ja nii edasi. Söögi tegemise juures on peaaegu sama. Ma teen näiteks sõira tõin teile maitsta siin. Sõiravadakust teen suppi, sõiravadakust teen pliine, piirakid. Ja Eve, sa oled kogu aeg nüüd kõhnakene olnud, et ma teen sulle ka sõira. Nii, ma siis teen siin otsa kahti juba tasapisi õnnitlusteks ja Eve, mul on sulle veel üks kingitus. Sa ütlesid kunagi, et sa ei hooli eriti sellistest asjadest, et no sa oled juba sellises eas ka, et ma oleks muidugi Hiinast tellinud sulle ühe kruusi ja siis oleks kinkinud ja ütelnud, et küll on sellega hää teed ju, aga mul on sulle üks natuke teistmoodi kingitus. Ma tean, et sa õpid kõrmoska. Ma tean, et Eve õpib nüüd kõrmoskat, on nüüd ütelnud nii. Kui kaugel ta on nüüd selle õppimisega? Natuke mängib. Natuke mängib. Mängite koos. Uskuge, et kui on traagelpistet oskad teha ja ristpistet saad kampsuni valmis. Ma läksin 55-aastaselt ka kõrmoskat õppima, mängib. Sellise suure tööga hakkama, et sul on raamat ja ma loodan, et see ei ole sinu viimane raamat. Sul on neid ideid veel palju. Ma arvan, et me võime veel kunagi kohtuda. Aga aitäh, kas kellelgi on nüüd küsimusi või midagi, kes soovib midagi rääkida? Mina soovin. Selle raamatuga seotud inimesi näitame. Ülle. Nii. Aitäh. Kujundaja. Katri, otsist ära. Kellel on küsimusi? Jaa, ma tulen Eesti Rahvakunsti ja Käsitööliidust ja ma tahan ütelda seda, et kui see esimene koolitus, mille Eve ja Kätli kahe peale välja mõtlesid ja Eve enda sisu sinna sisse tõi, meil on hästi palju Facebooki jälgijaid ja kui me panime esimese koolituse pildid sinna Facebooki üles, siis me pole mitte kunagi sellist hullust hakanud peale. Ja ma ütlen, et peale seda oli Eve sõrm ja käsi ja kogu hing sellele kamsikule antud. Nii et ma olen lihtsalt nii uhke ja õnnelik, et sa said selle raamatu tehtud ja mul on tõesti selle üle hea meel, sest vaadake seda abrast ja toredat ja väikest naist, et ta tõesti ennast lõhki ei kisuks kogu selle asjaga. Ja et sul on selline meeskond siin juures, et mul on väga-väga hea meel ja me toome sulle siis siit natukene sellist taaskasutust.
nii, kes tahab veel sõna võtta, midagi küsida, rääkida? Kas see mõte tundub hea, et kõik ilusad kampsikud lavale paluda, et me saaksime nendest pilte teha? Jaa, see mõte on väga hea, aga siis tulevad need kõik, kellel natukenegi... No siin neid täna on. Jah. Üsna palju. Palun tulge. Üsna palju. Tulge siis kõik siia. Eest ja tagant. Tõesti, palume. Teeme ühest pilti. Jaa, teeme ühest pilti. Ja siis, kui see mikrofon juba minuga, see on pärast pilti, siis kõik on oodatud kostitama ennast kringliga, hinara, sõiraga ja õunasiidriga. Ei, mitte need kampsunid, mis on raamatus, vaid kõik loovad kampsunid. Ja, kõik. Just, siin on selliseid imeasju täna. Iski näinud ja iga kord, kui ma imetlen. Kas siis saab rohkem tuleta panna? Ei saa vist. Me teeme 2 pilti, et me oleme nagu näoga teiega. Päriselt, et nendel kampsikutel on iluga selja peal. See on nagu rahvariietega ja kõigepealt põlle tees ja põlle kaelad tagasi. Aga head loomkampsikud, kuulge, mina võtan nüüd sõna, Eve, eks ju, ma võtan nüüd sõna. Palun nüüd teeme nii nagu fotosessioonil. Kõik tõmbame kokku, palun valguse sisse, nii, seal on pime nurk, palun siia veel. Nii, teeme nii. Ester on ka väga pimedas. Väga hea, olgu, pildistage. Voh. Jah, kes saaks selga ka näha. Pange sinna kampsiku klubis sellest, ma ei ole ühtegi pilti saanud. Kas te julgete selga ka pöörata? Jaa. Selga peal ilustada.